Tšau, tšau. Tulen veidi unisena sulle siia rääkima tagasisidet siis nende testklientidega töötamise kogemusest. Nüüd sai õigesti. Et oli põnev, täiega põnev oli. Iga inimene oli nii erinev, et kui ma mõtlesin, et tuleb lihtsalt mingisugune, et ma teen lihtsalt ära need puhastused, nagu mul ette on nähtud, on ju, et ja siis ongi kõik, on ju, et 2 tundi tööd, siis reaalsus oli nagu midagi muud, et tuli nagu erinevaid teemasid ruumi ja erinevaid olukordi ja oli hetki, kus ma ei saanudki seda puhastust teha, sest mul ei lubatud, öeldi, et enne on vaja mingi muu asi korda teha. Et see oli nagu nii põnev. Ja mõtlen mingeid eredamaid kogemusi. Üks eredaim kogemus oli see, et see oligi nagu seotud sellega, et ma ei saanud alustada nagu klassikaliselt seda puhastust, et hakkasin puhastama ja saan aru, et kogu aeg on mingid segajad peal, et kogu aeg tuleb mingisugune kahetine info nagu ühtepidi ja teistpidi, et kui ma küsin, kas on puhas ja siis samas tuleb ei ka kohe ja nii edasi, et puhastamisel ma suhtlen oma kaitsevaimudega, kes mind juhendavad seal, kes näevad kohti, mida mina ei näe. Et see oligi nii äge koht siis, et mõtlesin, mis asja, mis nüüd toimub ja oligi vaja hoopis ära lahustada või lahendada üks koht mingisugusest väga ammusest ajast selle inimese elus. Et ja teiseks siis oli vaja hoopis korrastada selle kliendi energiaväli, mitte tšakrad, vaid see väli, mis tema ümber on kogu aeg. Et seal oli lihtsalt nii palju müra sees ja see inimene ise ka tajus seda, et midagi on nagu nii imelikku tema või midagi nagu nii mäda tema elus, et ta ei saa nagu enam pihta, et seetõttu ta minu poole pöörduski. Et ja nägin, kuidas nagu kliendi seisund nagu muutus, õhk läks puhtamaks, energia läks puhtamaks ja seda sama klassikalist puhastust, tšakrate puhastust ei saanud kahjuks ma edasi teha, sest mulle ei lubatud, vaimud ei lubanud. Ja tal oli vaja hoopis teistmoodi nõustamist. Aga ikkagi väga äge kogemus. Ja mida ma märkasin veel, see oli nagu hästi äge, et need sama 8 inimest, kellega ma kohtunud olen, nad kõik olid ülitundlikud. Nende tundlikkuse tase oli palju suurem kui tavainimestel ja kes teadis sellest, kes ei teadnud, aga sellised väga vau kogemused olid. Et võib-olla, et ma märkasin, et 2 inimesel jah, võib-olla oli natuke vähem seda tundlikkust, aga enamusel oli ikka niimoodi, et sellised tajud tulid. Üks hästi äge kogemus oli see, et üks naine, kes on minu silmis nagu ülivõimas naine oma energeetikaga juba. Et kui ma temaga esimest korda kunagi kohtusin, ma arvan, et see oli aasta tagasi. Jah, et siis ma juba vaatasin, vau, selline naine. Et temal lihtsalt hakkas nägema aurasid. Ma ei tea, ma ei ole tema tagasisidet küsinud, kuidas tal läinud on. Aga ta ütles, et ta lihtsalt näeb minu aurat, ta ei ole varem kunagi näinud ja nüüd ta oli mu vastu ja ütles, et nüüd ta näeb minu aurat, et mul oli selline roheline aura, kui ma töötasin temaga, et väga äge. Ja mõni naine läks nii totaalselt lendu, et igal juhul ma ütlesin, et kui sa autoga oled, siis ära autorooli praegu istu.
et see lihtsalt, kuidas ma ütlen, et sa võib-olla, et ei ole võimeline hetkel autoga kuskile suuremasse liiklusesse minema. Et mul on endal lihtsalt kunagi elus kogemus olnud, mul oli vägev meditatiivne rännak ja peale seda rännakut siis ma istusin autorooli ja ringristmikul ma pidin pidurdama, et anda teed. Ja mul oli selline tunne, et ma lihtsalt kogu mu keha ja kõik läheb läbi selle rooli ja et kui ma vajutan, et ma täiesti nagu olin kehast väljas, et siis on seda maandust vaja. Aga mida see siis tšakra puhastus nagu konkreetselt tähendab või mida ma teen, ongi see, et ma ühekaupa lihtsalt nad puhastan ära. Tšakra seest näidatakse mulle ka seda tagust. Läbi maanduse siis ma hakkan sealt alt maaenergiat üles tõmbama, kuni ma jõuan ülesse välja. Kui on kõik puhastatud, siis ma tõmban ülevalt siis seda allikaenergia alla niimoodi, et panen mööda seda seljakanalit, siis mööda selgroogu siis, kus on see energia liikumise kanal, panen energia liikuma. Ja peale seda siis näidatakse mulle inimese kehas siis need kohad, mis on vaja ära puhastada ja mida ma enda pealt ja ma alguses ju tegin enda peal kogu aeg puhastusi ja siis ma tegin oma mehe peal puhastust ja ma puhastasin oma koera kogu aeg, vaatasin kassi ka, aga kass nagu sai ise hakkama, mul on selline äge must nõiakass, et nemad on väga võimekad. Et praktiliselt kõikide inimeste puhul oli vaja puhastada ka jämesoolt. Ehk siis puhastada lahti emotsioonid, olukorrad ja isegi ütleme niimoodi, et esemed või asjad siis, mis on inimesed nii oluliseks enda jaoks teinud, millest nad nii väga kinni hoiavad. Et mida ma täheldasin, oli see, et üldse kui kogu see puhastus oli, et ka mõned head emotsioonid, mis olid nagu nii tugevalt kuskile talletunud, tuli lahti lasta, et energia saaks liikuma. Ja oli inimesi, kes ütlesid, aga nad ei taha nendest headest mälestustest loobuda. Siis lihtsalt tuleb need head mälestused panna südamesse ja tunnetada siis südamega kõike seda, kui on koht südames selle jaoks. Et kogu see aeg siis ma suhtlen nähtamatu maailmaga, tajun, tunnetan ja ma ei tea, need just selle hetke tulemused, mis seal tekivad, on nagu lihtsalt vau, nii totaalne vau-faktor, sest ma nagu nägin enda pealt seda, ma nägin oma koera pealt seda, ma nägin oma mehe pealt seda, mul on mees hästi ülitundlik. Et see oli nagu nii äge. Aga mis on see, mis nagu säilitaks sarnast olukorda, et see, et sul kõik liiguks ja kõik oleks puhas, on see, et sul tuleb lihtsalt märgata oma elus neid emotsioone, olukordi, et kui me endale nagu talletame jälle midagi, hakkame millestki kramplikult kinni hoidma, energia ei saa voolata, siis sellega jääb, kuidas ma ütlen, nagu takistus jääb ette, et energiavoole, energia liikumisele. Ja sellised puhastused on kasulik nagu ära kasutada selleks, et valida oma ellu siis mingisuguseid muutuseid, et hakata elu nagu teistmoodi vaatama ja tegema mingisuguseid teistmoodi valikuid või vaatama iseennast nagu läbi teise perspektiivi või vaadata elu läbi teise perspektiivi. Et üldjuhul on nii, et kui teha selline suur puhastus ja elu mitte midagi ei muuda, kõik jätkub samamoodi, siis maksimaalselt 2 nädalat kestab see mõnus enesetunne ja siis see kaob ära.
kes sukeldub kohe oma vanasse maailma väga jõuliselt sisse, siis võib ka see suht kohe ära kaduda paari päeva jooksul. Et lihtsalt ise märgata ja hoida oma ruumi, et see on oluline. See on oluline, sest see aitab kaasa sul mingisugust uut suunda võtta, kui sa tahad viia ennast paremasse kohta, teha paremaid valikuid, muuta ära mingisuguseid vanu mustreid. Sest et kui ma käisin detsembris ühe väga vägeva tervendaja juures ja ta isegi ütles mu mehele, et tuleta iga hetk meelde, et sa ei ole enam see vana sina. Et kui sa oled ära puhastatud, siis ei ole see vana sina enam. Seal muidugi tehti midagi võimsamat veel. Et sellist asja mina täna veel ei tee, sest et mul pole selle jaoks teadlikkust olnud. Aga ma olen oma teekonna alguses, et saada veel tugevamaks. Aga ka see hetk, kui sa käid kuskil, teed selle puhastuse ära ja sul on eemaldatud need mingisugused takistavad emotsioonid, mis iganes mustrid ma ei saa öelda, sellepärast et ma sinu mustreid muuta ei saa, neid sa saad ikka ise. Aga need mingisugused olukorrad, mis on salvestunud sulle nagu energiablokeeringutena, need ei lase sulle lihtsalt teha muutusi elus ega muuta neid mustreid nii kergelt. Et siis, kui need on eemaldatud, siis on lihtsalt võimalus kergem teha muutusi oma mustrites samamoodi. Nii, aga mida ma kõike sellega öelda tahan, on see, et igal juhul olen nagu täiesti lummatud sellest kogemusest, mis ma sain ja ma jätkan siis samamoodi, et enam ma testkliente ei tee, vaid et need uued ajad, mis üles lähevad, on siis juba 100% tasuga. Et see on tegelikult megatöö. Et kui ma 2 tundi töötan ühe kliendiga ja ma teen neid kliente rohkem päevas, siis ma võin sulle öelda, et kui mul oli testkliendi päev, ma töötasin 8 tundi suhteliselt tihedalt, mul hakkab hääl ära minema. Et siis järgmine päev olin ma totaalselt audis, see tähendab seda, et ma olin voodis, mu kehas oli selline tunne, nagu teerull oleks üle sõitnud. See on lihtsalt seotud sellega, et minu kehas toimus tohutu energiavool kogu see aeg. Et ma küll töötan täna juba niimoodi, et ma ei lase kliendi teemasid enda kehast läbi, sest et muidu ma lihtsalt jääks ise haigeks. Aga ikkagi kogu see energiatöö, mis ma teen, see energia liikumine, mis toimub, et see on päris raske tegelikult. Nii et ma tegin Tartu päeva ja ma tegin ka Tallinna päeva ja Tallinnas lisandus veel ka see rongisõit sinna ja tagasi sama päeval, siis Tallinna päeva taastumine võttis mu tegelikult 3 päeva aega. Et seetõttu hästi oluline on minu enda jaoks hinnata enda aega, hinnata iseennast, endast väärtustada. Kõik peaksid seda tegema, et ennast väärtustada ja hinnata oma aega. Et seetõttu ma enam ei tööta siis testkliendi hinnaga, vaid küsin täishinna ja küsin selle hinna, mis juhatus mulle anti kõrgemalt poolt. Et kui sa mind ei tunne veel, siis ma ütlen sulle lihtsalt, et enamus kuupäevasid, mida ma teen, no tegelikult ma ütlen kõik kuupäevad, mis mul tulevad valikusse nagu sündmuste osas või mis ma välja pakun, on mul tulnud läbi juhatuse. Hinnad on samamoodi, mulle antakse see summa. Et isegi kui ma mandalaid joonistan, siis ka mandalad ise ütlevad mulle vahepeal, et mis hinda nad on väärt ja pigem on siis see kõrgem juhatus, mis räägib mulle kogu aeg seda. Ja mandalate puhul on nii äge teadmine ka, et igal mandal on omanik olemas.
et näiteks mul on Tallinnas üks mandala müügis ja ma mõtlen, mis värk on sellega, et ma ei ole saanud ära müüa seda, et seisab nii kaua ja siis tuli välja, et üks inimene tundis ära, et see on tema mandala, aga hetkel tal ei ole finantsilisi võimalusi selle soetamiseks. Aga kõikide asjade puhul ma võin öelda, see on minu enda kogemus ka, et kui see on täpselt sinu asi ja käies selle saamiseks või selle valimiseks raha välja, siis tuleb universumi poolt alati mingisugune kingitus sulle. Nii et seda nagu tasub usaldada. Et kui see on sinu, siis sul tuleb see valida. Ja et neid hetki on olnud minu elus küllaltki palju, kus ma tunnen, et jaa, see on minu. Ja ma lihtsalt leian selle raha ja totaalseid kingitusi nagu hakkab sadama. See ei ole nii, et sul füüsiliselt tulevad mingisugused kingipakid, aga võib ka seda olla, et tuleb mingisugune üliäge üllatus, aga kõik muud asjad lihtsalt näiteks hakkavad sul jooksma ja kõik, sul on nagu mingid ideaalsed ajastused, kus nagu dominoefekt tekib, et mingid asjad hakkavad hästi jooksma. Nii, aga nüüd ma läksin sellest kliendi sessioonide tagasisidest nagu veits juba kaugemale mingite muu teemade peale. Igal juhul ma südamest tänan kõiki, kes tulid. Tegelikult sellel nädalal on veel üks testkliendi päev teha, sest et nii palju huvilasi oli, et need, aga jah, uued ajad lähevad juba kõik täishinnaga. Nii et väärtusta ennast, vali ennast ja kui sa soovid, et mina tuleksin ei ole hea sõna, et kui sa soovid valida minu sessiooni, siis minu kontaktid leiad sa Teadvusteraapia Keskuse lehelt Tallinnas. Ma käin seal korra nädalas. Ja Tartus Tartus ma ei ole teinud korra nädalas sessioone, olen töötanud siis, kui inimene küsib, aga kui on huvilisi, siis planeerin ka Tartus teha korra nädalas kliendipäevi. Kontaktid tegelikult on samad, karin@karinkai.ee meili peale kirjutades, et palun ära kirjuta mulle Karin Kai valguse puudutus Messengeri või siis Instagramis minu Messengeri, ma lihtsalt ei saa neid sõnumeid kätte. Või siis nad jõuavad minuni viivitusega. Näiteks täna hommikul ma avastasin, et keegi mulle on jaanuari alguses saatnud Instagramist sõnumi, aga mulle ei ole nagu näidatud seda, et see oleks see sõnum tulnud. Nii et kõik kontaktid on avalikult olemas, minuga saab ühendust siis jah, kas meili teel, võib ka Karin Kai Facebooki Messengeri kirjutada, aga see on see minu isiklik Messenger ja Teadvusteraapia lehel on ka olemas minu telefoninumber. Et tegelikult jaa, minuga saab igati kontakti. Aga nii äge, et sa ära kuulasid ja mina jään ootama nüüd klientide tagasisidesid. Ootan hullu põnevusega neid, et kuidas neil läinud on, et mis kogemust nemad on saanud. Minul igal juhul, kui ma hakkasin valima neid sessioone teiste inimestega teha, siis minu kaitsevaimud aplodeerisid ja aplodeerisid ka siis, kui ma võtsin raha vastu. Ja andsid ka juhatust siis, kui mulle öeldi, et ühe kliendi eest ei tohi raha võtta, et tuleb talle raha tagasi anda ja ma tean seda, et kui ma teen tasuta, kui mulle tuleb juhatus teha tasuta, mitte et ma mõistusega teen, et siis on järelikult midagi veel paremat mind ees ootamas. Nii et võtke kõik kingitused vastu ja ärge pange neile silte külge, et ärge looge enda peas visiooni, milline see kingitus olema peab, sest uskuge mind, see on alati teistmoodi. Aga tšau praegu!